Aitäh! Ette on väga siuke, ma sain aplausi juba ette ära, et ma siis pean olema hea. Aga mul on kahju, et ma ei saanud, kuna mul oli just üks tunniaine kõne, siis ma ei saanud siin olla ja kuulata, et mis nagu räägiti. Ja seetõttu mul on täiesti reaalne nagu oht, et ma sajan sisse, eks ole, siia ja ütlen hästi valesid asju või ütlen asju nii, nagu Arvamusfestivalil ei tehta asju. Selle eest ma siis juba ette palun kergemat karistust, aga minuga käib kaasas lihtsalt see, et kui ma teen selliseid asju, kui ma juhin vestlusringe või paneele, et siis ma ei saa üle ega ümber sellest, et minu koolitus on ajakirjanik. Et ma olen õpetatud ajakirjanikuks ja seetõttu ma teen neid asju nii, nagu mulle tundub, et ajakirjanikud teevad. Ja selles on mõnikord nagu head ja mõnikord halba. Ehk minu jaoks kõige tähtsam, kui ma lähen mingit sellist paneeli või vestlust tegema, siis on see, et ma saan aru, mis on minu roll ja teistpidi, mis ei ole minu roll. On ju. Et väga tihti ma tegelikult sellest teemast, mida ma lähen juhtima, ülipalju ei tea ja õnneks mul ei teki nagu kiusatust siis astuda sellesse ka nagu arvajate ringi. Mõnikord see tuleb hästi välja, see on tore, aga ma pean alati võtma nagu selle rolli, et mina olen siin publiku jaoks. Ma olen tegelikult publiku nagu pikendus, on ju. Et ma ei ole nendega sõber, kes siin on, ma otseselt ei pea nende pärast nagu muretsema ja ma ei tea, neid nagu otseselt aitama ja hoidma, vaid minu ülesanne siin on see, et asjad toimiksid nii, nagu kavas on öeldud, alustame kellaajast näiteks või alustame mingisugustest, ma ei tea, kui keegi ütleb, et 5 minutit siis seadust näiteks, et see oleks 5 ja mu ülesanne, et publikul oleks huvitav ja kasulik. Nüüd, tavaliselt sellega on nagu okei, aga mõned kohad on, kus sellega võib minna suhteliselt kehvasti ja esimene koht on see, kui sa ei ole ise endale kokku leppinud seda, kes seal paneelis osalevad. Kes on need inimesed, kes seal laval on. Ja see tähendab, et keegi kuskil on need sulle leppinud, tihtipeale on need tema mingisugused tuttavad, kellele ta on hea helistada, eks ole, ja siis sul võib juhtuda, et sul on suhteliselt, kas teema on udune, et räägitakse tuumaenergeetikast näiteks või midagi sellist on ju, või räägitakse koolikiusamisest või räägitakse noorte tervisest. Ehk sul on tohutult udune teema ja suhteliselt vähe aega. Ja nüüd, kui sa siis hakkad, kui sa enda jaoks ise läbi ei mõtle, mul on olnud päris mitmes paneelis seda, siis et mis see fookus on, mis ma tahan siit täna saada, et mis on see, et kui ma siit minema lähen, et ma tahan, et see saalitäis või siis see murutäis inimesi võtaks kaasa. Ja kui sul see siht on nagu olemas, see on suhteliselt lihtne kogu see tund või 1,5, mis sul seal on kogu aeg sinnapoole trügida. Ja kui see vestlus on pikem, siis ma tavaliselt enda jaoks teen neid sihte selline 3, 4, 5 tükki. Et mul on mingid plokid, ma tahan kätte saada 3, 4, 5 asja oma selle publiku käest ja see aitab mul hoida enam-vähem nagu seda sellist nagu struktuuri ja fookust, mis on kõige tähtsam. Sest mis juhtub, kui sul on seal 5 inimest paneelis näiteks, üsna kähku läheb see jutt suhteliselt suvalistele radadele, eks ole. Üks hakkab ühest asjast rääkima, teine teisest. Et see on alati hea tagasi tulla. Et sinu roll, minu roll siis alati on hoida seda vankrit nagu teel. Ja ma hakkasin mõtlema siin ka paluti, et kas sul on mingi tohutu fail sellega seoses. Ma ise pean seda hirmus suureks edulooks, aga teised hiljem ütlesid, et see oli natuke fail. Oli see, et oli Tallinnas üks väga tähtis konverents ja ma võtsin ühe Euroopa Liidu liikmesriigi ministri maha lava pealt, sellepärast et juhtus tüüpiline olukord, kus öeldakse, et minister teeb 5-minutilise tervituse. Ja hommikul esimene on ju, ja siis see 5 minutit läks teine 5 ja 3 5 ja 4 5 minutit ja läks juba 5 5 minutit ja sul on terve päev ees. Sa saad aru, et need dominokivid hakkavad nüüd kukkuma, kui see minister kohe ära ei lähe. Ja siis ma lihtsalt võtsin ta maha siis poole lause pealt. Minu töö oli see selles mõttes. Aga hiljem sellest tekkis nagu kahtlusi, et kas ma ikkagi oleks pidanud niimoodi käituma. Aga ma jään enda juurde, et minu roll oli hoida seda seal nagu ohjes ja kui on 5 minutit, see on 5 minutit ja ma ei saa lasta inimeste aega niimoodi, inimeste ajast niimoodi üle trampida. Mis on alati muide suur oht, on see, et kui keegi ütleb, et ta teeb 5-minutilise sissejuhatuse, te võite mürki võtta, see on vähemalt 15, see on täiesti kindel. Ja ma olen näinud neid hästi palju. Ja sellega ajaga seoses teine oht, mis tehakse, ma arvan, et Arvamusfestivalil seda vist väga palju ei ole, aga ma olen viimasel ajal hakanud tegema jagamistehteid. Et kui mul on näiteks 3 tundi paneel ja 5 osalejat pluss mina, siis ma jagan selle 3 tundi 6-ga ja ütlen, et teil on põhimõtteliselt igal inimesel on nagu mõni minut rääkimisaega keskmiselt, et kas päriselt ka või.
et mida me arutame selle ajaga. Ja siis ma saan aru, et nii paneelis osalejatel kui tihtipeale nende ürituste korraldajatel on suhteliselt selline fleksibiilne või udune arusaam sellest ajast, on ju, et pigem nagu ei küsita seda, et miks meil mingisugune inimene seal paneelis on, vaid et see peaks olema ja see peaks olema ja tema on hea, tema peaks olema ja see asutus on tähtis, see asutus peaks olema. Ja siis pannakse sulle sinna 5-6 inimest ja mida rohkem neid on, seda vähem tegelikult saab midagi selgeks, seda vähem saab midagi rääkida. Et see on ka selline asi, mida sa pead nagu jälgima. Ja veel üks asi, mis mulle tuli pähe alles täna, kui ma hakkasin mõtlema, ja ma olen selle vastu ise ka eksinud, on see, et sa nagu tahad ikkagi moderaatorina, et see publikule meeldiks, mis sa teed. Sulle meeldib, kui publik naerab või kui publik plaksutab või kui kuidagi sa näed mingit nagu tagasisidet sellele, eks ole, või sul on mingi mõju. Ja see võib tekkida selline nagu halva tagasiside luup võib tekkida sinna, kus kedagi, kes sul on paneelis, hakatakse kiusama. Ja minul on seda päris mitu korda juhtunud. Ehk sul on tavaliselt, võib juhtuda, et sul on üks vaimukas tüüp ja siis on mingi teine tegelane, keda see vaimukas tüüp hakkab kiusama, põhimõtteliselt rullib tast verbaalselt üle, on ja publikule meeldib, kõik plaksutavad, naeravad, ja sa ise moderaatorina võid tunda ka, et jõle hästi läheb praegu. Et kõigile meeldib ja siukses sõiduvees oleme praegu. Aga tegelikult sa pead siis kuidagi vaatama, et see mäng ei hakkaks nagu väga käima ühte väravasse. See on tihtipeale väga keeruline. Et eriti, kui sul on paneelis, ongi mõni selline inimene, kes on karismaatiline ja kes nagu lihtsalt sõidab üle. Et siis tuleb jälle mõelda, et sa oled halb inimene, aga võtad talt lihtsalt sõna ära. Ja mina olen täitsa võtnud konkreetselt. Ei, aitab. Ja mis on eriti keeruline on see, et kui see inimene tekib mitte sult lava pealt, vaid tekib publikust, siis sa oled natuke nagu võimetu, sest üldiselt on suht kehv minna ise sealt lava pealt oma kuningriigist minema kuhugi publikusse õiendama sellega. Sa pead lootma, et kuskil on mingi korraldaja, kes lööb korra majja sisuliselt. Ja eriti halb on see, kui see inimene publikust on väga tähtis inimene, mis on minuga ka juhtunud. Lihtsalt istub ja haurab ja vait ei jää. Ja mitte midagi teha ei saa ka. No ei saa. Ja siis on keeruline olukord, ma ütleks. Aga põhiline, mis siis või? Tead, ma olen ikkagi ka öelnud, et me lähme nüüd edasi ja aitab. Ja ma olen suhteliselt otsekoheselt nagu pidanud mõnikord. Õnneks seda ei tule palju ette. Aga mõnikord läheb väga hästi näiteks sellega, et mõnikord juhtub niimoodi, et sulle satub paneeli mitu inimest, kes on nii head, et sa võid põhimõtteliselt tund aega vait olla ja aeg-ajalt lihtsalt nagu nügid seda vankrit ree peale tagasi. Ma tegin paar aastat tagasi Tallinnas ühel finantskonverentsil sellist paneeli, kus mul olid, kes see Luminori juht on, Aivar Rehe äkki või? Teab keegi peast. Ja siis oli üks Leedu startupper, üks leedukas. Ja need läksid omavahel niimoodi karbuidi kokku seal paneelis, et õnneks olid võrdsed tüübid ja terve saal pärast lihtsalt enam oli püsti ja plaksutas, sest kõigil oli nii tore ja kõik said ka nii palju teada ja järgmine aasta kutsuti mind tagasi, kuigi ma sellest finantsmaailmast eriti midagi ei tea. Nii et see on alati kõige parem, kui sul on inimesed, kes suudavad omavahel mängida. See on tegelikult ju mäng, see selline paneeli vestlus. Et ma arvan, et see, et meil on nagu 5-6 inimest laval ja keegi istub muru peal ja meil on arvamusfestival ja meil on nüüd tund aega ja me saame õudselt palju teada. Et ma arvan, et seda ei tasu nagu väga kõrgeid eesmärke endale seada seal, et kõik lähevad ära ja kõigi maailm on muutunud. See on hea, kui see niimoodi juhtub. Aga ma arvan, et päris palju selles on ikkagi sellist mängu ja moderaatorina sul on sellist rolli, et hoida seda tähelepanu ikkagi see tund või poolteist seal nagu üleval. Ja see hakkab fookusest ja selle oluline kandev roll on just see julgus öelda, et kurat, see on minu üritus siin praegu, mina ütlen, kuidas käib. Võt. Mina ütlen, et käib aplaus. Aitäh.